hea istungi juhataja, head kolleegid, austatud minister ja inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. No head kolleegid, mina ei saa aru, mida te üldse muret tunnete. Ei jagu raha laste toitlustamisele koolides, ei jagu raha õpetajatele. Mina ütlen, et sama sõnadega, nii nagu ka haridusminister ükskord lubas endale kasutada ilusat eesti keelt, raha on ju S-täht, ... Ja kui on raha tõesti nii palju, nii nagu lugupeetud haridusminister lubas ennast väljendas sellisel viisil. Aga mida me siis arutame siin? Teeme ära. Aga kui nüüd need naljad kõrvale jätta, siis tegelikult olukord on väga halb. Ma just tulin Mustamäelt ja minu juurde tuli üks lapsevanem, meesterahvas, ütles, et tead Lauri, et tema laps 4. klassis tüdruk käib siin lähedal koolis. Ta ei ole 1. klassist saati tegelikult juba sööklas söönud. Ja samasugune olukord tuli välja, et on valdav terves koolis, kus lapsed lihtsalt ei söö seda toitu, mida söökla pakub. Ja see ongi see kvaliteedi küsimus. See ongi see küsimus, mida me kogu aeg tõstatame, mille eest me siin võitleme, et tõsta kooli toitlustuse raha. Seda ei tehta. Loomulikult see mõjub laste tervisele. Kui laps jätab täisväärtusliku lõuna vahele, me teame väga hästi, mis see tähendab. Ja kui vaadata ka neid jutte, mida ka minu lapsed räägivad, kes käivad koolis, siis see ei ole ühe kooli probleem, vaid see on valdav probleem, millega Haridusamet ja haridusminister ei taha tegeleda. Püüdke aru saada, te olete ju ise ka lapsevanem, et lõuna peab olema täisväärtuslik, et laps tõesti, et see toit maitseks lastele ja nad sööks seda, et see ei läheks kuskile prügiurni. Aga praegu on täpselt niimoodi, et maksumaksjad maksavad kinni, see toit valdavalt lähebki kuskile mujale kui lapse kõhtu ja see ei ole lubatav. Nüüd, kui me räägime õpetajatest, siis tegelikult me saame aru, et meil on õpetajate puudus, meil on palk väike, aga lisaks sellele on uued nõuded tulnud, mis puudutab keelelist nõuet. Ma saan aru, et see on kõik vajalik, aga selles olukorras, kus me teame, et meil ei ole spetsialiste, meil ei ole tugispetsialiste, meil ei ole õpetajad, meil ei ole abiõpetajad, siis me teame väga hästi, et keelelised nõuded rakenduvad järgmise aasta septembrikuus. On need siis abiõpetajad B2, tugispetsialistid C1 ja vastav kiri läks välja ka kõikide abiõpetajatele ja tugispetsialistidele, et kui te järgmiseks aastaks, selleks ajaks ei tee keelelised, keelelised ei vasta nende nõuetel, on see siis B2 või C1, siis te saate lihtsalt kinga. Küsimus, kas on alternatiivid? Küsimus, kas neid inimesi, neid õpetajaid kuidagi abistatakse Haridusameti poolt, kas tehakse koolitusi, antakse keeleõpet sellises mahus, mis on vaja, kas on raha on eraldatud. Ja mis siis saab, kui need õpetajad saadetaksegi minema? Kas meil on kedagi asemele võtta? Meil on head spetsialistid, jah, keelt ei oska sellises mahus, mis oleks vaja, mis on need nõuded, aga teiselt poolt, mis siis, kuidas me lahendame seda küsimust? Ja kui neid lahendusi ei ole, siis ei saa kergekäeliselt niimoodi seda asja ka teha. Ma ei räägi seda, et keelt ei pea valdama, loomulikult peab valdama. Siin ei ole ju küsimus selles, et ei pea valdama. Aga küsimus on selles, et kuidas selleni jõutakse. Aga küsimus on selles, et kuidas seda nii teha, et meil jääks alles head pedagoogid, et lapsed saaks kvaliteetset haridust. Kuidas seda teha sellisel viisil? Ja praegu süsteem, mida te olete rakendanud ja mis te ütlete nii Tallinna tasandil kui riigi tasandil, et meil on kõik hästi. No ei ole ju hästi. Lihtsalt ei ole hästi ja see ongi see tulemus. Ja te vangutate pead, aga vaadake 1. ja 4. klassi testi tulemusi. Kas nad tegid nad ära? Nad ei saanud ju isegi need testid tehtud. Nii et hea haridusminister, teil on tööpõld ees ja rääkige tõtt ja seiske
õpetajate eest, õpilaste eest, seiske hariduse eest. Ärge mängige seda koalitsioonis seda mängu kaasa, et nii nagu kõik teised siin ministrid, kaasa arvatud peaminister, meil on kõik hästi, ärge muretsege. Aitäh!